Teise riiki minnes on sealse kultuuri, sotsiaalsete normide ja seadustega kohanemine keeruline. Seetõttu hoiavad samast rahvusest inimesed sageli uues kohas kokku, elavad samas piirkonnas ning lävivad sarnase kultuuritaustaga inimestega. Rahvastikurühmade ruumilise eraldatuse protsessi ehk segregatsiooni peetakse enamasti negatiivseks. Liigselt segregeerunud linnades on probleeme hariduse, tööhõive, vaesuse, turvalisuse ja tervishoiuga. Hoolimata erinevatest meetmetest ja lõimumise poliitikatest on segregatsioon paljudes Euroopa riikides jätkuvat probleem, sealhulgas ka Eestis. Selleks, et välja töötada tõhusamaid integratsioonipoliitikaid, tuleb segregatsiooni kompleksselt mõista ja uurida. Kui varem lähtuti segregatsiooni uurimisel ja poliitikate kujundamisel inimeste elukohtadest, siis tänu mobiilpositsioneerimisele saame hinnata erinevate rahvastikurühmade paiknemist ka töökohas, koolis ja hobide ja vaba ajaga seotud kohtades ning seda erinevatel ajahetkedel. Teadmine, kuidas erinevad rahvastikurühmad ruumis liiguvad, on oluline segregatsiooni põhjuste ja mõjude mõistmiseks. Erinevatest uuringutest oleme teada saanud, et venekeelsete inimeste tegevusruum Eestis on väiksem kui eestikeelsetel inimestel. Välismaale teevad venekeelsed inimesed aga 10% rohkem reise. Inimeste suhtlusvõrgustikud on tihedalt seotud ruumikasutusega. Vene keele kõnelejad külastavad rohkem piirkondi, kus elavad teised venekeelsed inimesed ja see tuleb eriti ilmsiks riiklike pühade ajal. Oleme leidnud, et segregatsioon on kõrgeim jõulude ajal. Mobiilpositsioneerimise põhjal oleme teada saanud, et eesti ja venekeelsed inimesed paiknevad Tallinnas päevasel ajal ühtlasemalt ning eraldatus on suurem õhtusel ja öisel ajal. Seega päevasel ajal on suurem võimalus ka erirahvusest kontaktide tekkimiseks. Uuringud erinevate rahvusrühmade paiknemisest on eriti olulised ülemaailmse pandeemia kontekstis, mis tõenäoliselt suurendas rahvastikurühmade ebavõrdsust. Koostöö teadlastega võimaldab ebavõrdsuse tekkimist mõista, mis annab parema aluse integratsioonipoliitikate kujundamisele.